Tere! Mina olen siis Timo Varblas ja tulin teile siis tutvustama ja rääkima meie seda talunikuks hakkamise ja talunikuks olemise lugu ja teekonda, et väga põnev on käia sükestes kohtades rääkimas ja näha, et inimesed on huvitunud ja kindlasti tekib ka küsimusi teil selle jutu käigus, et kindlasti küsige neid, et siis me saame kohe sükest nii-öelda sükest loomulikku rada pidi seda edasi minna. Aga jah, meie ettevõtmine siis on Ahisilla taluaed ja siin pildi peal siis olen mina koos oma naise Kelliga, kes on täna ka kuulamas siin, ja meie Rohumaa kanad. Ja kust me siis siit edasi lähme, et meie ei ole tegelikult talunikud olnud nii-öelda põlvest põlve või kuidagi pikemat aega, et meil sellel aastal on 4. hooaeg, kus me oma talus toimetame. Ja kuidas see meil kõik hakkas? See hakkaski nende samade laste pärast siin. Et kui mina tegelikult töötasin ennem talunikuks olemist, ma töötasin õpetajana põhikoolis üle 10 aasta ja mul naine töötas kommunikatsiooni peal, siis selle keskmise lapse lugu oli niimoodi, et hommikul, kui ma tööle läksin, siis ta magas ja õhtul, kui ma töölt tagasi jõudsin, siis ta juba jälle magas. Ja me elame Tallinna külje all, siuke tund aega autoga Tallinnasse, tund aega tagasi, siuke 2 tundi oma päevast veetsid sa autos, mis tundus üks hetk nagu üsna raisatud aeg. Meie õnneks tuli siis peale suur ülemaailmne pandeemia COVID, mis andis meile võimalus, et me saime oma tööd kodus teha ja siis me saime kuidagi selle maitse suhu, et tegelikult kodus on ju oluliselt mõnusam, kui selle autos oma aega veeta. Meil ümber meie maja, me elame maapiirkonnas, meil ümber maja oli 10 hektarit maad, kus seni oli lihtsalt heina tehtud sealt üks naabertalunik siis tegi oma veistele heina sealt ja ülejäänud aja need maad seisid siuke mitukümmend aastat niisama, et siis kui meil see nõukogude aeg oli, siis loomulikult oli vanaemal olid seal lehmad ja kartulid ja kapsad ja kasvatati suhkrupeeti ja kõike muid asju, pluss siis see oma aiapeenar ka, aga nende maade peal tehtud midagi olnud. Ja siis me hakkasimegi mõtlema, et kuidas ja mismoodi meil sinna maa peal üldse mahub. Et veised ei võta, lambaid kitsi ka ei mahu sinna kuigi palju, selles suhtes mahub, aga sinna, et aga nii-öelda kasumlik oleks kahjuks mitte. Ja siis me jõudsimegi nende valikuteni, mis meil on. Et kana, meil endal olid olemas ka kanad, nii-öelda oma pere tarbeks sedasi, kanadega on niimoodi, et 5–50, et sinna vahemikku kipub neid tihtilugu olema, kes nagu kodus ise kanu peavad, sest tööd on nendega enam-vähem ühepalju. Ja oli mõte kohe, et laiendamis seda osa ja Rohumaa peale just, et see kana saaks olla väljas ja nautida seda elu. Et siin on siis ka mõningad pildid, et kuidas me oleme siin jõudnud, et pildid on sellepärast, et siin inspiratsiooni anda, eks ole. Muidu ma võin rääkida ja siis igaüks kujutab ise ette, aga siis on ka siuke pilt nagu ees. Siis teine pool, mis meil tuli juurde, olid lõikelilled. Et kui me kasvatame seal samas selle maa peal endale toitu, et siis selle toidu juurde ka nautida siukest silmailu ja kuna meil need lilled olid niikuinii siuke iga nagu hooajaline teema, et meil endal oleks maja ümbrus siuke ilus ja kaunis ja et oleks laua peal ilus kaunis, siis oli mõte ka kohe nende lilledega edasi minna nii-öelda. Ja jällegi need tooted siis, mida me oleme suutnud seal enda talus nagu toota. Ja kolmas asi oli siis köögiviljad. Selle köögivilja mõte seal taga oli kohe ka see, et see toit, mida me sööme, või see toode, mida me seal toodame või see toit, mida me kasvatame, et ta oleks meile endale nagu mõnus. Et ta maitseks meile, et ta oleks tervislik, et ta oleks endal hea olla, et siis ju on teisi siukseid inimesi veel, kellele võib-olla meeldib see ja kellel ka on siis hea olla läbi selle köögivilja. Ja lisaks siis tõesti selle köögivilja peal, et kui me räägime siin salatitest ja kartulist, mis nagu võib-olla on tihedamad, siis meil on ka tomatid. Lisaks siin seda kala me ei ole kasvatanud, aga siin on kale siis ehk see lehtkapsa
krõps, mis on siis meie toodetud ja kuidas ta on niimoodi laiemaks läinud. Aga võib-olla kui nüüd süübida siit edasi sellesse, et kuidas ja mis me teeme, et siis võib-olla kõige tuntum koht ongi need Rohumaa kanad, et keda me seal karjatame ja tänu nende Rohumaa kanadele me oleme ka siin võib-olla suuremas pildis olnud, sellepärast, et siin on ka mõningad probleemid sellega olnud. Aga selle kanade karjatamine hakkas pihta siis puhtalt, nagu ma ütlesin, ka nende kanade enda pärast. Need kanad mahuvad meie maa peale ära sinna ja teine asi on see, et sellel kanal peaks olema võimalikult siis loomuomane või elu, kus ta muidu looduslikus keskkonnas ka on. Et kana reeglina toas ei ela, vaid elab ikkagi õues ja me jõudsime läbi, kuidas me üldse võib-olla kogu selle kontseptini jõudsime, oli ka see, et kui me tulime hoopis teise eluala pealt, tulime teisest valdkonnast, siis me esimene mõte oli, et me peame saama omale teadmisi, meil on vaja ennast harida, meil on vaja ennast koolitada nagu kõikvõimalike asjade puhul, kui see idee oli nagu, näed, võib-olla kuskil sedasi tehti, aga et süübida sinna sisse, et kuidas see päriselt toimib, mis seal nagu päriselt tegema peab, kuidas nagu need asjad toimivad ja need koolitused, mida me oleme võtnud, me käisime läbi ka siis kutsekoolid siin koha peal, me oleme võtnud igasugused kõiksugu, täna õnneks on saada ka tasuta koolitusi nagu väga erinevatel tasemetel, väga erinevatest kohtadest, väga erinevat suunitlusega. Me oleme võtnud väga ka mitte tasuta koolitusi, ehk siis ka kalleid koolitusi, kus me oleme leidnud, et see on täpselt see, mida me tahaks, mida me näeme, kuhu me oleme nagu nõus panustama enda aega ja raha. Ja üks nendest koolitustest oli Rootsis taastava põllumajanduse koolitus, mille mina läbisin. Ja me jõudsimegi siis nende kanade juurde, et see kanal on seal võimalikult loomuomane elu, tal on, saab olla päikese käes, ta saab käia õues, ta saab vihma, kui on vaja siis tuult, ta saab mida ükski teine kana tegelikult ei saa, ta saab süüa värsket rohtu, ta saab süüa värsket putukat ja ussi. Et kui meil kanad käivad väljas ükskõik kus kohas ja kui see ala ei ole neil pidevas muutumises, siis seda me ei saa rohualaks nimetada, see on must ala, siis seal ei kasva pärast midagi. See kana sööb seal ära, ta siblib selle ülesse ja kahjuks seal seda haljasmassi ja putukaid enam niimoodi ei ole. Ja tänu sellele, et see kana meil on siis õues, sööb kõike seda, toimetab, siblib, seal on päikese käes, on ka see muna nagu oluliselt toiteväärtuslikum kui ükskõik mis muu muna. Ja kui meie oleme siin täna Eestis seda nii-öelda siuke pioneerid, kes kana õue lasevad ja karjatavad teda, siis tegelikult muul maailmas on seda juba ammu tehtud, et Ameerikast on uuringud 60-ndatest, kus on nagu päriselt ka uuritud seda, kus on uuritud nii selle kana heaolu, nii selle muna nii-öelda toiteväärtust, kõik neid asju. Ja sellepärast me saame öelda, et ta on toiteväärtuslikum. Et kui me näiteks räägime konkreetselt sellest kana, et kana sööb värsket rohtu, siis kanale võib heina ka teha, eks ole, viid ette, aga tegelikult juba loetud minutitega peale seda, kui me selle rohu ära niidame, sealt hakkavad juba toitained välja kuivama ja see kana enam ei omasta seda. Et kui me võtame selle sama kana ja kui tema sööb ära oma toidu, siis toit püsib kana siis 3,5 tundi. Et selle aja jooksul peab ta sellest kätte saama ja kui see on juba kuivanud, mida nii-öelda keerulisem saad seda kätte saada, seda vähem ta seda saab. Ja sellepärast ongi oluline see, et see kana oleks õues, et ta saaks kohe seda värsket rohtu ja putukat. Ja teine asi on, nagu ma ka mainisin, päike, et tänu sellele, et me kanad on suvisel ajal õues päikese käes, nende munades on erinevate uuringute kuni 6 korda rohkem D-vitamiini kui teistes mis iganes tootmisviisides. Ja lisaks me võime siin lugeda ette neid, mis selles munas kõike rohkem on, et E-vitamiini, A-vitamiini, beta-karotenoide, seal on omega-3 ja 6 nii-öelda siis tasakaal parem, seal on foolhapet sees, kõik siuksed asju rohkem kui võib-olla muidu. Ja see on ka tulnud tegelikult täitsa välja, et kui me räägime ka oma klientidega, siis meil on tulnud kliendid, kes ütlevad jah, et ei tea, mis nende munadega on, aga et muidu nad sõid hommikuks 3 muna, aga meie munasi ei jõua nii palju. Et 2 on kõht täis juba nagu ei aitab. Et siuksed hästi lihtsad tagasisided, mis annavad seda, et võib-olla siis on midagi hästi, kui nagu need asjad niimoodi välja tulevad. Ja kolmas asi oli ka selle sama Rohumaa pärast, miks me neid kanu karjatame, et küsimus vahepeal? Ja, ikka. Mind huvitab, et mis saab kanadest talvel? Talvel ei ole seda rohtu, ei ole päikest. Mis te teete
ja kuidas te neid üleval peate või kuhu panete? Et kui ennem olid näha siin tomatid meie ka pildi peal, siis tomatid kasvavad meil suures kasvuhoones ja talvisel ajal kasvavad ka meie kanad seal kasvuhoones, et kui tomatid kolivad välja, siis kanad sisse. Ja kuna meil tegelikult, kui me jõuame ka täiesti selle ringmajanduse juurde, mida me siis ise nagu toimetame, siis kuna talvel tõesti kanale rohtu anda ei ole võimalik, siis me kasvatame sedasama kale, mis seal kala peal alguses näha oli, et nad on kõik omavahel seotud. Kale kannatab kuni 15 kraadi külma, täiesti ta saab õues olla ja me saame ka talvel tuua värsket kale sinna kanadele ette, et aeg-ajalt neile seda salatiga seda lisa anda. Teiseks, kõik see köögivili, mis meil endal üle jääb, sihuke porgand, mis võib-olla on juba koledaks läinud, võib-olla mõni kapsas, kes enam ei ole, kõik see läheb ka kanadele, et kanad tarvitavad selle kõik ära ja läbi sellest köögiviljast, mis nad saavad ka seda oma vitamiini juurde. Pluss me teeme ka koostööd siin teiste kohalike ettevõtjatega, et meil üks tuttav tootja meil mitte väga kaugel toodab näiteks hapukapsast, aga hapukapsast jäävad üle kapsasüdamikud, eks ole, et need ei maitse inimesele ja ei maitse hapukapsasse ei lähe, aga kanadele väga meeldivad jälle. Ja selles on jällegi neid nii-öelda vitamiine, mis muidu kanal talvel kätte saadavad ei ole. Ja samamoodi meil teisel pool küla on üks porganditootja, kust me saame ka siis nii-öelda väga kahju öelda, aga tänapäeval mittestandardne porgand on suur porgand, eks ole. Kui porgand on liiga suur, siis seda ei saa müüki panna, eks ole. Aga maitseb ta samamoodi kui ka see väike porgand või on ta kuskilt lõhega või katki või teinekord, kui nad kombainiga koristatud on murdunud, et ka neid meil kõike anname talvel kanadele, et see kana saaks ka talvel nii-öelda. Ja kui me tuleme selle talvise kanade pidamise juurde tagasi, et siis kui niisugused kodused kanapidajad kõik ütlevad, et meil hakkas talv pihta, et meil kanad ei mune, et siis öeldakse, et sul kanal on külm, et talvel nad ei munegi. Et tegelikult see ei vasta üldse tõele, et kana ei mune sellepärast, et on pime. See on kõige tavalisem põhjus. Kanal on vaja selleks, et kanal tekiks ovulutsioon, et tekiks muna tootmine, on vaja vähemalt 12 tundi päeva valgust. 12 tundi valget aega. Ja siuke ideaalne on 14 ja seda me teeme küll, mis me talvel anname juurde, et kanadel hakkab hommikul vara, hakkab neil lamp põlema, et nad ärkavad nii nagu isegi kodus ärkad, kui talvel ärkad ülesse, hommikul paned lambi põlema, silmad harjuvad ära, hakkad juba toimetama. Ja õhtu tuleb kanadele nii nagu see päev normaalselt ära lõpeb, et tekib siuke hämariku aeg, nad vaatavad, hakkab pimedaks minema, lähevad õrre peale ära ja läbi selle, et nad on kasvuhoones, saavad nad ka seda päikesevalgust talvel. Küll jah, oluliselt vähem, aga nad on ikkagi selles päevarütmis. Et suurtes kanalites tehakse seda kõike kunstlikult, et lampidega ja mängitakse niimoodi, et meil on see niuke käib nagu selle päevaga kaasas. Küll me vaatame jah seda, et see päevavalgust oleks piisavalt neile, et see muna tootmine oleks. Aga kana ei karda külma, kanal on suled seljas ja kana, mida ta ei taha märga ja ta ei taha tuult. Nii nagu isegi lähete talvel õue, kui midagi sajab ja külje pealt puhub see otse näkku, siis rõve. Aga kui on siuke tore külm talveilm ja on kuiv, siis tegelikult on täitsa mõnus ja kanal täpselt samamoodi. Ja selle tuule ja vihma hoiab see kasvuhoone täiesti ideaalselt ära. Et Kana, kas see kasvuhoone on siis täiesti ilma kütteta? Ta on täiesti ilma kütteta, täiesti tavaline kile kasvuhoone, ühekordse kilega. Ja kui küsida nüüd, et kas kanadel külm nagu päriselt ei ole, siis meie nagu need tulemused on olnud, kui meil see nüüd oli soe talv, üleilmne talv oli külm talv, kui õues oli 25 kraadi külma, siis seal kanalas sees oli öisel ajal -8. Ja see on sellepärast, et kanad on sügava allapanu peal. Et meil on siis turba ja siis nii-öelda selle puiduhakke ja saepuruga sügav allapanu, mis järjest siis kasvab ja läbi kanasõnnikus hakkab käärima, see toodab ka mingisugust sooja tegelikult seal. Ja päeval nii kui läheb jälle valgeks, siis temperatuurid tõusevad, et siuke ideaalne temperatuur tegelikult, milles need kanad meil täna toimetavad, on tegelikult siuke 2-3 kraadi külma. Kui läheb 2-3 kraadi sooja, siis tõuseb niiskus üles, siis me peame hakkama seda välja ventileerima, kõik see probleem nii-öelda, et tegelikult siuke paar kraadi külm on tegelikult kana jaoks kõige mõnusam temperatuur. Ja nüüd tagasi rohumaade juurde, et võib-olla lõpetame selle siin ära, et kuna meie need põllud on olnud püsirohumaad seal üle julgelt 20 aastat, siis seal kasvab küll palju erinevaid liike, aga üks suur liik, mis seal kasvab, on sammal ja see sammal hakkab järjest nii-öelda siis lämmatama ära kõike seda, mis sealt alt tuleb, kuna sealt on nii-öelda korra aasta sein pealt ära korjatud ja see sammal kasvab, siis see kana on ideaalne selle rohumaa taastamiseks.
ta käib, ta sööb ära täpselt need asjad, mis sealt taimestikust, mis talle tahab. Meie kanad liiguvad niimoodi, et iga 2 päeva tagant, 2-3 päeva tagant me liigutame need edasi. Nad on liikuvates majades, kus on rataste peal need liigutatavad nii-öelda sellised kergaiad on, kus on elekter sees, et neile ei saaks pahalased ligi. Ja me liigutame neid kogu aeg, et pärast näitan ka pilti selle kohta. Ei, pealt ei ole kinni. Kullid ei tule sellepärast, et kui kanade tihedus on piisavalt suur, kull tuleb üksi ja kull ei vii kana ära, nii nagu tegelikult teinekord arvatakse. Kull sööb kana koha peal. Ja kui sul on üks kull ja 400 kana ümberringi, siis see ei ole kulli jaoks nagu soodne koht, kus seda kana süüa. Ja meil on käinud kull küll. Kull käis meil jaanipäeva õhtul, siis kui pimedaks ei läinudki. Ja siis olid enamus kanad olid tuppa ära läinud juba magama, mõni üksik seal kooserdas veel otsis mingit, ma ei tea, mis ta siis. Ja siis ta tuli ja võttis selle kana ära. Aga kulli puhul on ka see nagu võib-olla pluss, mida üldse rääkida, et kull võtab kana ükshaaval. Et ta ei ole nagu see suslik või rebane, kes tuleb ja lõbu pärast sul teeb puhta töö, eks ole, et kõik sul maha murab. Et kull tuleb jah niimoodi. Ja kull tuleb ka siis, kui ta on puude ääres. Kui tal on kuhugi puu otsast minna nii-öelda vahepeal varjuda, et siis ta võib käia seda serasida ka siga. Lageda põllu peal ta tagasi ei tule seda sööma. Ja teine asi, see kulli nii-öelda ta on üksi seal kanade keskel, kui see on 400 kana ümber, seal piisab, keegi teeb talle korra seal ja selle kulli elu ei ole enam endine, tal see nii-öelda ojuinstinkt on nagu suur. Võib olla nii-öelda nagu neid nimetatakse, neid isendeid ka, kes ei saa aru, mismoodi on ja oleneb täitsa piirkonnast, aga meil on täna, meil kulle on palju tegelikult. Meil on päris mitu pesakonda kohe seal samas ja nad käivad ja seiravad seda ja siis, kui kana aiast välja saab, kui ta üksi kuhugi ringi läheb, siis see koristatakse ära küll. Selle koristab, kui ta ööseks jääb välja, selle koristab rebane ära ja kui ta päeval on väljas, siis korjab ka kull selle sealt ära. Loomulik valikord, et lollid saavad hukka. Ja, võib ka nii öelda, jah. Aga see kana, jah, ta siblib selle sambla ülesse, samal ajal ta väetab seda ja ta sööb sellest rohumast ära need olulised osad, mis tegelikult rohust peakski ära sööma. Et siin on ka täitsa üks uuring, siis, kus selle munade toitainete rikkuse kohta, aga sellest me juba siin jõudsin. Jah. Meil on kahte sorti mullad, et see muld, kus me kasvatame täna oma põhilist köögivilja, see on siis madalsoo muld on meil täna seal. Et tegelikult on üsna kuidas? Üsna suur väljendus. Tegelikult köögivilja kasvatamiseks on päris hästi. Aga köögivilja kasvatuse juurde me räägime ka, et tegelikult sel mullal ei olegi väga nagu küsimus sellest, mis see muld seal on, sellepärast, et me kasvatame oma siis neid enamus köögivilja tuleb meil kaevamisvabadest peenartest, mis kasvavad komposti peal meil üldse. Et siis natukene sellest portsjoni karjatamist ka, et ma korra mainisin, et kuidas me kanad liiguvad hästi ruttu ühe koha pealt teise peale. Et ja see ongi oluline see, et see kana ei oleks seal kaua. Kui ma täna võtan oma kana, jätan põllu peale nädalaks ajaks, siis see rohi süüaks sealt ära. Kui ta on 2 nädalat, siis sealt jääb must maa järgi, seal kanad kaevavad juba augud sinna, nad hakkavad mullavanne sealt igalt poolt võtma ja see rohumaa ei ole enam selles kohas. Kui ma hoiaks kuu aega oma kanu selle ühe koha peal, siis ei kasva järgmine aasta ka seal midagi, sellepärast et see nii-öelda on niivõrd pahupidi pööratud ja seal on ka seda nii-öelda sõnnikut niivõrd palju. Aga just niisugused lühiajaliselt ja nii-öelda niisugust looduse rütmi jälgimine on see, mis selle portsjon karjatamise nagu põhiline eelis on ja kust ta siis tuleb. Aga siit on näha need kohad, kus meie siis need kanamajad on. Et seal all on näha praegu see on see kasvuhoone, kus meil siis talvel kanad on ja seal kõrval on praegu siis näha üks meie kanamaja. Täna meil on 4 kanamaja ja igas kanamajas on siis 400 kana. Meil on ehitatud, et seal on piisavalt õrrepinda 400 kanale, piisavalt pesakastipinda 400 kanale ja et siis niimoodi opereerib. Aga need ruudud, mis siin näha on kõik siis need kohad, kust nad järjest niimoodi need kanamajad liiguvad. Ja kui on näha, et siit väga selgelt, eks ole, kahe selle ala vahel, et siin on meil võrk niimoodi olnud 2 pool, et siis see koha peal, kus kana käinud ei ole, et siin on kohe näha, kuidas see rohukasv on nagu erinev selles kohas, kus seda kanade mõju nii-öelda ei ole olnud. See pilt on tehtud eelmise aasta kevadel. Siis kui üle talve oli see ala seis?
Ja, et kevadel enne karjatamise hooaega, jah. Et see on see, kuidas esimesena see rohi üles tulema hakkab ja kuidas. Täna meil on siis siuke 1400 kana ja me toimetame karjatamise all on siuke üle 5 hektari meil täna, kus me liigutame neid. Aga see on sellepärast, et me enamus kohtadel meil kana käib hooaja jooksul ainult ühe korra. Tegelikult võib ka rohkem käia, et siuke iga keskelt läbi rohukasvu algfaasides saab käia isegi siuke 6 aja tagant uuesti kana peale panna ja lõpufaasides need järjest pikenevad, aga tegelikult saab kuskil 3 korda hooaja jooksul kindlasti ühe ala peal selle kana käia, nii et see mingi maa siis ülejäänud maad vahepeal niidate või see nagu üle ei kasva või liiga suureks? Meie maade puhul on niimoodi olnud, et meil endiselt see hobuse kasvataja, kes täna meil on kõrval suur tall ja see hobuse kasvataja teeb sealt ühe korra veel heina ka sealt pealt endale. Et siis, kui me kanad on üle käinud, see rohi kasvab jälle üles, siis ta tuleb ja teeb sealt platsi pealt omale heina ja peale seda käivad meil kanad jälle üle. Sest tõesti, et kui see rohi on eks ole pikk ja ta hakkab juba nii-öelda siis kõvaks minema, nagu heinaks muutuma, et siis see kana enam teda ei söö, et ta tahab seda just seda nii-öelda rohelist osa. Et selles suhtes on see hea. Aga see ongi sellepärast, et see ala on meil ei suur. Kui me võtaksime selle väiksema ala peale ja käiksime 3 korda kõigi kanadega sealt üle, et siis me saamegi jälgida, et see rohi on täpselt nüüd nii pikk, me saame liikuda sinna. Ideaaltingimustes, kui on võimalik, siis ideaalis oleks see muidugi, kui veised käivad ees, 3 päeva pärast tulevad sinna järgi kanad. Et siis see kana lisaks sellele, et ta sööb ära sealt selle, mida veis ei tahtnud sellest toidust, lisaks sellele hakkavad selles veise nii-öelda selles lehmakoogis hakkavad kasvama kärbsevastsed ja siis tuleb see kana sööb selle kärbsevastse ära, ta kraavib laiali kõik need lehmade hunnikud ja see on nii-öelda siis topeltkasu ka seal sees. Aga jällegi see kõik sõltub sellest, et palju seda ruumi on, palju seda ressurssi on ja palju seda aega on. Et kui me täna räägime kana kasvatamisest, siis kana kasvatamine on ikkagi meie oma kanade juures käime 3 korda päevas, kui ei saa või pead kuskil ära olema siin juttu rääkima, siis käime 2 korda päevas, aga ikkagi alla selle nagu ei ole võimalik, et neid tuleb kogu aeg neid linde käia vaatamas, nendega rääkimas, nendega suhtlemas, et see on nagu oluline. Kuidas selle kasvuhooaeg on? Kanad elavad sul terve talve? Jah. Kevadel panete sindeid kasvama? Tomatid lähevad sisse, aga kuna meil on sügav allapanu seal kasvuhoones, siis reeglina kevadeks on meil seal nii palju seda materjali, selle me peame kõik traktoriga välja, me viime selle põllu peale nii-öelda siis auna, siis me keerame seda, kääritame seal ära, et teeme sellest siis nii-öelda komposti ja ideaalis võiks ta 2 aastat olla vähemalt ja siis vähemalt 1 korra keerata selle ringi. Aga sõltub, jälle oleneb, palju sinna läheb siis puiduhaket, palju läheb saevorusisse. Kui me räägime turbabaasil kompostist, me saame selle veel hooaega valmis teha, et see nii-öelda eelmise aasta seda me saaks järgmine aasta kasutada nii-öelda, et aastake see seisab. Aga just need puidust osad, mis on siis need rohkem süsinikku, need tahavad rohkem laguneda ja nii-öelda oleneb, kus seda kasutada, eks ole. Aga jah, siis veame vana sõnniku välja sealt, siis selle laagerdunud jälle sisse tomatitele ja siis niimoodi saavad tomatid seal olla. Aga jah, et meie kuidas me siis selleks hakkasime ka selle kanadega, et me ei hakanud kohe seal 1000 kanadega tegelema. Täna meil on siis jah siuke 1400 kana, aga me alustasime tõesti, et 6 kana oli meil see, kus me alustasime seda kodust pidamist ja siis me järjest kasvasime ja katsetasime ära neid asju ka. Et kuni siia 40 kana ja 8 pärlkana ja pardini oli see meil siuke oma tarbeks ja siis see 120 kana oligi see koht, kus me mõtlesime, et see on see koht, kus me jõuame need kanad osta, kus me jõuame need munad ära müüa ja kui ära müüa jõua, pere on suur, et pereliikmete vahel ikka saame sellega hakkama. Aga me katsetasime ära ja kui tihtilugu on öeldud seda, et sul on nii palju kanu vaja selleks, et nad seal kasvuhoones hakkama saaksid, siis need 120 kana olid samamoodi seal kasvuhoones meil. Et tegelikult toimis, me tõmbasime selle ala küll väiksemaks, et nad ei saa nii palju ringi käia, sellepärast, et puhtalt juba seda allapanu oleks vaja rohkem neile panna nii palju ja ta ei ole seda pidi mõistlik. Aga ei külma, ei selle muude asjade pärast, nad said kõik seal väga. Kas sinna siis allapanu veel heini lisaks talvel puhane? Ei, turba peal on meie allapanu, jah. Ja miks turba peal on sellepärast, et hein hakkab moodustama siuksed kihte. Aga turvast ja seda päevude vahendades, mis iga aasta panete juurde jõudma? Selles suhtes me veamegi selle kõik välja, siis lähevad tomatid sisse vahepeal ja siis sügisel alustame jälle uuesti. Ja kuidas selle heinad olid jälgide poolel, et kui heinad panna alla, siis
Hein hakkab moodustama sükst kihte, et hein tekivad süksed plaadid ja teine asi, ta ei heina sügava allapanusse, siis teda on raske pärast keerata, sest ta on koos, eks ole, selles suhtes on turvas nagu parem. Ja teine asi, mis on ka turvas, kuidas me täna saame turvast osta, saame osta teda selles, mis ta on 150 liitrises pakis, eks ole, et teda on nagu ka mõistlik nagu käia. Et kui sa tood omale turbahunniku või asja kohale ja see märjaks sajab ja talvel sul on õues 10 kraadi külmad, siis kahjuks sellega ei ole midagi teha, eks ole. Aga noh, ka heinaga saab täiesti samamoodi, saab ka põhku, saab ka põhupelletit, saab kanepipelletit, kõike, mis on, aga turba puhul, mis on kõige olulisem, on ka see, et tema vedeliku imamise omadused on nagu kõige suuremad. Et kuidas meil see allapanu juurde panek käiks, see käib puhtalt nina järgi, eks ole. Lähed sinna, tunned, aha, hakkab sükest kanasõnniku lõhna tekkima, paneme allapanu juurde, et see oleks kogu aeg nagu puhas. Et see turvas imab kõige rohkem just neid aineid, mis tekitas ammoniaaki, mis on kana hingamisteedele halvad ja nii edasi. Pluss ta laguneb ka kiiresti. Kas siin võib olla siis vahet selles, et kanade jaoks turvas parem, aga suurtele loomadele kasutatakse ikkagi põhku rohkem minu arust sügaval panna? Kasutatakse ja seal ongi see, et suurloom peab seal peal ka kõndima, eks ole, et see põhk moodustabki pigem sükse pinna, kus peal saab liikuda ka, et kana meil on ju kerge ja tema saab kõndida seal peal ka. Aga põhku kasutatakse sellepärast, et see on kättesaadav nagu oluliselt lihtsamini, eks ole. Et kui me räägime suurloomade allapanust kohe, kui on ju vedelsõnniku peal laudad, ehk siis piimalehmad, kõik need asjad, eks ole, siis sinna läheb ikkagi turvas alla või saeporu, sellepärast, et seda sa saad pumbata välja sealt. Vana turvas läheb siis kasutuks maa peal Kuidas? Vana turvas ja see allapanu, see läheb siis... See läheb meil köögivilja peenardesse põhimõtteliselt. Kõik läheb kompostiks, jah. Ja iga aasta läheb siis turvast sisse ostma? Turvast me ostame sisse, jah, täna. Aga jällegi, et kui mul on valida, et kas ma ostan turvast sisse või komposti sisse, et siis nii-öelda seda komposti turbast ise on igal juhul mõistlik. Just. Et see oli meie esimene mobiilne kanala, mis oli siis need samad kõige esimesed 6 kana, mis meil enda õunaaias ringi liikusid. Ja kui kana puhul on sedasi, et kana esimene aasta muneb iga päev muna, iga nädal muneb siis muna sulle, et sa saad ühe kana käest 7 muna nädalas, kui see kana on rõõmus ja hästi toidetud. Teine aasta ta ühe päeva puhkab, siis saad 6 muna nädalas. 3. aasta ta puhkab juba 2 päeva ja meie puhul ongi see, et meie oma kanu peame 2 hooaega. Ja siis me müüme need kanad kodukanadeks ehk kõigile nendele väikestele, kellel kodus on need 6 kana. Et nad munevad täiesti, meil on lihtsalt täna selle 1400 kana peale, meil läheb 6 tonni kanatoitu iga kuu. Selleks, et see kana sööks, vahet ei ole, kas ta on põllu peal või on ta kasvuhoones, see kana sööb kogu aeg ühe palju. Et see, et ta rohuma kana on, ei tähenda seda, et ta rohust kõhu täis saab. Ta peab saama, öeldakse, et kana muneb nokast, eks ole, ta peab olema kogu aeg nagu korralik toit ees. Ja seal on nagu väga oluline ka lisaks sellele, et tal oleksid need põhitoitained, sellega need mikroelemendid, kõik, et need vitamiinid oleks need, mis tulevad sealt põllu pealt ja et oleks ka need põhiained, et see muna tootmine nagu toimiks. Ja meie oleme vaadanud seda, et kui see 2 aastat me oleme seda kana pidanud, et siis enam sükst mahus kanatoitu talle ette osta ja saada sealt poole vähem mune, et see ei ole enam majanduslikult otstarbekas. Küll aga, kui sa pead endal kodus 106 kana, 10 kana, kas või 40 kana, siis kõik, mis lastest üle jääb, kõik, mis köögilaualt üle jääb, natukene kanatoitu juurde, võib-olla natuke mingit köögivilju, kõike seda, selles suhtes siis on ta mõistlik, aga nii-öelda ettevõtmise suhtes ta enam ei ole nagu selles suhtes mõistlik. Siis kui 1400 kana, siis peab päris palju neid kodu kasvatajaid olema küll. Et vähem siis on lihtsam leida. Selles suhtes täna meil ei ole see probleem. Ka meie kanapidaja või need, kes meie käest on kanu käinud ostmas, nemad tihti lugu tulevad selle jutuga, et mul eelmised sõi rebane ära, et mul on uusi vaja. Meil on täna 2 sorti kanad, et nemad on siin povantsid ja teised on meil dominandid. Aga kanade tõuvahe on ka päris suur, et eks me ka ise katsetame veel neid erinevaid tõuge, erinevaid sorte, et nende povantsitega nemad munesid hästi ja nad olid sellised rahulikum tõug. Kui me nüüd dominantidest räägime, siis nad näevad ilusamad välja, nad on värvilised, aga samas on ka nad närvilisemad, nad on lendavad
et kui meil on see aed, mis siit taga on näha, eks ole, et see on meil elektriaed, mis meil kanadel ümber on, siis nemad lendavad siit üle ja mõni, kes õppis sealt üle käima, noh, käibki üle. Aga need pruunid ehk siis need pomantsid, nemad istuvad siin rahulikult sees ja nad ei tahagi välja minna. Et meie kana täna tuleb Leedust noor kanana ja keskeltläbi praegu on kana hind on 10 eurot ikkagi nokk keskeltläbi. Vanad kanad, eks ta sõltub, aga paar eurot on need, mis me müüki lähevad. Kui jälgida meie Facebooki ja Instagrami lehte ja kodulehted, siis sinna tuleb see info välja, et kui me oma kanakarja hakkame vahetama. Et see aasta meil on niimoodi, et meie uued kanad tulevad keset suve, ehk siis juulikuus, et siis sel ajal, enne seda me siis vahetame osakarja kindlasti välja nii-öelda ja võib-olla osa ka sügise poole, nii et me oleme Harjumaal Kosel, et 40 kilomeetrit Tallinnast Tartu poole, et selles piirkonnas. Aga jällegi, eks neid kanakasvatajaid on nagu palju ja üsna paljud vahetavad ka oma kanad niimoodi välja. Nii, ma saan aru, et see kõige põnevam osa sai kanade poolest nüüd läbi, aga lähme ka köögivilja poole, sest et jah. Mitu kana nagu majandamise mõttes läheb ühel hetkel või? Seal aasta ringi majandab. Täna meil... mis või enam ei sobi maksimaalselt? Tegelikult vist ametlikes andmetes on kuidagi, et hektari kohta võib sul olla 2000 kana äkki või kuidagi niimoodi. Reaalne karjatamise puhul on 500, ma arvan. Et kui tahad nagu, et kõigil hea oleks, et põllul ka hea oleks, siis 500 on täiesti mõistlik kogus. Ja siis sa saadki käia 3, osad kohad 4 korda üle nii-öelda selle hooaja jooksul üle selle põllu ja nad saavad nagu hästi hakkama. Köögivilju täna, et see 1,3 hektarit on siin kirjas küll, aga tegelikult seda nii palju ei ole, et meil osamaad on ka seda, mis puhkab, mis on, kus meil täna on siis külvatud erinevad õitsvad taimed, kuna meil on ka siis need tolmendajad seal juures. Aga täna me kasutame siis laias laastus kolme varianti oma köögiviljade kasvatamiseks. On siis see haritav põllumaa, kus on siis kartul, eelmine aasta me kartulit maha ei pannud, et meil läksid lilled sinna kõik, aga ja porgand ja peet. Ja kuna kartuli puhul seda mulda tuleb tahes-tahtmata nii palju liigutada, siis seda peendras ei ole mõistlik kasvatada. No, selles suhtes enda jaoks nagu võib-olla on isegi mõistlik, aga kui sa jällegi müüa tahad, siis kindlasti mitte, sellepärast, et see töö ja vaev ei tule sellest kartulist tagasi ja kartul on meil Eestis ikkagi nii-öelda mahu pealt. Teine asi on kaevamisvabad peenrad, kus siis on just need sibulad, salatid, tillid ja kõiksugu süksed asjad, mida me ette kasvatame ja ka kasvuhoone. Et täna meil on siis üks suur kasvuhoone ja me oleme teinud juurde ka siis 2 Caterpillar tunnelit, mis on siis sellised nii-öelda kergkasvuhooned, väiksemad kasvuhooned, mida saab ka liigutada. Ja siin on siis meie üheaastane siuke juurviljakast, mida me siis koos munadega ka kliendile pakkusime. Et siit on tegelikult terve suur hulk on puudu meil siit kõiksugu salatid, herned, erinevad maitsetaimed, mis meil täna veel siit pildi peal ei ole. Aga ka selle köögivilja puhul, et kuidas me nagu seda alustasime, oli tegelikult väga nagu, et me katsetasime hästi palju asju. Nende samade tomatitega me esimene aasta proovisime, üle 20 sordi oli meil tomatid, et missugune sobib, missugune kasvab meil, missugune maitseb hästi. Ja seal on nagu väga oluline vahe nagu tomatil ja tomatil, et kas ta päriselt maitseb hästi. Ja kogu selle köögivilja poolega me olemegi läinud sinna, et kõige olulisem on see, et meil see algmaterjal oleks hea. Meil peab olema hea seeme, siis me saame hea saagi. Ja kui me lõpuks jõudsime nende sordivalikutega siis sinna, siis täna meie võtame oma seemne enamuse Hollandist, sest need on need proovitud sordid, kus me teame, ja ka näiteks see idanevus tõesti, et kui ma tean, et ma panen selle seemne siia sellesse maha, siis tuleb see ülesse. Mul ei ole nagu seda probleemi, et mul jäävad tühjad augud sisse. Kuna me kõik oma taimed kasvatame ette siis toas, see annab meile võimaluse jällegi oma hooaega pikendada. Aga natuke kaevamisvabast peenardest ka ja miks nad on? Et kaevamisvaba peenar, kuna meil olidki nad rohumaa peal, siis laias laastus selle vana rohumaa peale siin me panime ehituspapi. Ehituspapi peale läks siis 10 sentimeetrit komposti ja nende 2 peenra vahele läks siis hakkepuit. Ja see on nüüd see koht, kus ei olegi sellel mullal nagu väga suurt vahet, sellepärast, et kogu see asi kasvab meil kompostis. See papp
on siin selle jaoks ainult, et selle, mis see rohiselt alt tuleb, see orasein ja kõik see, et see ära lämmatada selle esimese aasta jooksul. Kas sellest ühest papikihist piisab või? Või tegelikult võiks olla veidi rohkem? Tegelikult on niimoodi, et seda pappi ei pea üldse panema. Ja. Et see kõik sõltub sellest, palju seda komposti seal peal on. Et selle kompostil endal on see lämmatav toime tegelikult. Aga loomulikult kõige parem, kui siin vaadata seda, kõige võib-olla lihtsam on panna siis paksem papp alla sinna. Ehk siis seda lainepappi müüakse rullis ja nii edasi. Aga see papp laguneb tänu kuna see kompost on hästi orgaanikarikas, seal on palju vihmaossi, kõike muid asju ka sees, et see kompost lagundab selle pappi ära nagu suve keskpaigaks seda pappi enam seal all ei ole, et see on kõik kadunud sealt juba. Aga see on jah selleks, et seda esimest seda umbrohusurvet nagu alla lüüa. Ja me proovisime neid teha täiesti nagu mitmel erineval viisil jälle, et meil on kõike katsetame, loeme kuskilt, teeme nii, teeme naa, eks ole. Ja me tegime niimoodi, et me kõigepealt ühe tüki freesisime ära, korjasime kõik juurikad välja, rohisime täitsa puhtaks, nii nagu vanasti peenart tehti ja siis panime, ei, absoluutselt mitte, sealt tuli kõige rohkem umbrohtu läbi meil. Sellepärast, et see värske umbrohi sai sealt nagu kõige ja kuidagi sellest, kui see tundub, et sul see algtöö on tehtud, siis kuidagi tekib ka tunne kohe, et ma sinna võin vähem komposti panna. Ja see kohe nagu tuli tagasi, et sealt seda umbrohtu tuli kõige rohkem läbi nii-öelda. Ja see, kas ta on otse rohumaa peal või siis selle papi peal, seal väga suuri tegelikult vahesi ei olnud. Et kõik jällegi, kui see komposti kiht on piisavalt paks seal peal, siis see on okei. Ja komposti puhul tuleb ka siis olla nii-öelda üsna kriitiline, et meie kompost on siis tegelikult veise, hobuse, lamba, mis iganes segasõnnik, 8 aastat kuskil laagerdunud ja seal sees olid selle kompostiga me teeme teised umbrohud omale sisse. Et kui meil muidu kasvas seal mingisugust oraseina ja naati ja muud asja, siis selle kompostiga me teeme kohe endale siis maltsa ja nõgese näiteks, et need olid kaks sükast uut. Kõrvenõgene, kõgese. Kana sööb, maltsa sööb küll, aga kõrvenõgest sa pead kuivatama. Värsket kõrvenõgest kana ei söö. Kui peab kuivatama ära, siis ta sööb. Värsket ei söö, jah. See kõrvetab teda ja siis ta ei taha. Mina sain soomega täpselt. Aga see tulebki sellest ja kui me räägime nagu sellest loomade poolt, ta peab olema läbi kääritatud, et need umbrohuseemned lävivad, sest kui me täna räägime sellest, et üks maltsataim toodab 100 000 seemet ühe korraga ja see 100 000 seemet seisab elujõulisena 40 aastat ja seisab elujõulisena 40 aastat ka siis, kui ta on läbi lehma käinud. Et see, et meil sellest umbrohust läbi sedasi vabaks saame, see on põhimõtteliselt võimatu. Selles mõttes sellega vähemalt lihtsam, et ta on ikkagi, kui sa ei lase teda õitsema või seenet tootma, siis on võimalik, aga näiteks naadikuulsa mainisid, see naat, juurumbrohi levib juurtega, et kui sa... Just, et ja... Selle lämmatamisega see 10 sentimeetrit komposti tundub ikka suht... Ma ei tea, ibe, kui sellega saaks nagu naadist lahti. Aga saab. Ja samamoodi teine asi on orasein, eks ole. Et kui sa paned selle korraliku paksukihi komposti, siis see orasein ei tule ka sealt läbi. Biogaasi teha, siis võib saada tagasi seemnevaba. Meil tehakse täna Eestis ka seemnevaba komposti tegelikult ka kääritusmeetodil tegelikult täitsa okeilt. Ja tehakse ka siis... nii-öelda sellest rohukomposti ja igasugused asju, aga jah, et tol hetkel, kui me alustasime komposti, siis kantmeeter komposti maksis 65 €. Et see esialgu tundub võib-olla suur investeering selle jaoks, aga tõesti see, kuidas sa pärast pead seda vähem rohima, kuidas sul on tegelikult see taim kasvab seal sees hästi, et see kõik tasub nagu sinna ära. Ja miks ta kaevamisvaba on sellepärast, et see peenar, mis siin nüüd on tehtud, me ei kaeva seda kunagi ringi. Me ei too altpoolt, ei too uuesti umbrohuseemet peale poole ja teine asi, me selle sama peenra peale oleneb, mis siin nagu kasvab, kuidas ta on, et me lisame siia komposti kihte järjest iga aastaselt. Ja järgnevad aastad see uus kompost, mis on läheb 2 sentimeetrit, oleneb, kui sul on mingid taimed, mis nagu tahavad rohkem seda saada, et siis võib ka rohkem panna ja tihtilugu see pealmine komposti kiht läheb sellepärast, et me saaksime siia külvata hästi, et me saaksime istutada sinna hästi. Nüüd kuna siin all on rohumaa ja võib-olla ka suure masinatega liigutud peal ja üsna tihe see asi,
et siis ainuke asi, mis me teeme, on me õhutame argiga. Ark läheb siia sisse ja see kangutad arki natuke edasi-tagasi, mitte ei tõsta seda mulda ülesse, aga sellepärast, et õhk liiguks allapoole. Ja täna meil on siis 4. aasta siuke peenar ja täna, kui me lähme peenra peale ilma seda õhutamata, siis kõik see, et see mikroob hakkab liikuma järjest allapoole, see on nagu tagurpidi lõke, ta hakkab allapoole järjest liikuma, sest kompostis on hästi palju mikroobe. Seeneniidistikud, kui nemad on ju põhilised need, kes liigutavad toitained nii-öelda ja teevad sellele bakterile toitained kättesaadavaks, söödavaks. Sest need samad taimeniidistikud, kui me keerame seda ringi, me lõhume kõik taimeniidistikud ära. Need taimeniidistikud on sadu meetrit pikad tegelikult, aga nad on nii peened, et me ei näegi seda. Selle kaevamisega me lõhume nad ära ja jälle need ei toimi. Teine asi, mis me lõhume kaevamisega ära, me lõhume kapillаарsidemed ära. Ehk siis see, kuidas vesi liigub üles alla, eks ole. Vesi on põhiline asi, mis meil neid toitaineid transpordib selles mullas. Ja tõesti, teine asi on siis nende umbruuseemned. Jah, mis siia peale poole tuleb, on kõik see umbruuseeme, mis meil on lenduvad, eks ole, mingid võililled, mingid siuksed asjad. Aga kuna see peenar on pehme, ta on nii-öelda elus, siis ka seda võilille on nagu oluliselt lihtsam välja tõmmata sealt. Et kui me rohumaa pealt lähme võilille kiskuma, seal on ikkagi vaja juba tööriistu, eks ole. Siin täna me võime seda võtta. Et ma olen, kui meil koha peal käivad inimesed näitas, ma olen ikka näidanud seda, et kuidas sa võtad käe ja lükkad siiamaani peenra sisse niimoodi, ilma seda, et ma oleks seda tegelikult 4 aastat kaevanud seda peenart. Selle komposti ostate sisse, te oma kanaringi komposti ei jõua sinna peenrasse? Me oma kanaringiga oleme kompostiga täna siin maal, et me suudame nii palju komposti toota, et me saame ise seda tarvitada. Ja. Et aga muidu jällegi meil oli üks mahe siis veisekasvatuse kõrval, kus me tõime siis seda nii-öelda laagerdunud sõnnikut sinna, et sellega alustada. Et see oli süke esmane koht. Ja teoreetiliselt on kana ära söönud umbruuseemned. Aga kanal ei olegi ühtegi umbruuseemet seal. Sellepärast, et kanale me viime sinna, kogu see asi tuleb meil kasvuhoonest. Tal on ees kanatoit, tal on ees köögiviljad, tal on ees lehtkapsad, mingid siuksed asjad, ühtegi umbruuseemet ei olegi võimalik sinna saada. Ja see, mis neil allapanuks läheb, on turvas ja saeporu, seal ei ole ka umbruuseemneid. Et seal kohe algusest me saame nagu selle eeldusi juba. Kas peenarde vahe on siis ka iga-aastaselt uuesti kaetav? Peenarde vahe, nagu siin on näha meil, see on meie lilleaed ja peenarde vahel on siis hakkepuit ja tema hakkab ka altpoolt lagunema. See kõrval on ka see kompost ja nii, kui sa paned sinna peenrasse komposti juurde, viid ka sinna vahekäiku juurde. Et nad kasvavad koos ja see peenar ei ole kõrgem kui see vahekäik on, nad on ühes tasemes. Ja mis see veel teeb, on see, esiteks peenarde vahel see on puhas. Kui meil kasvab mingi köögivili või lillsi peale, ta jääb puhtaks. Teine asi, märja ajaga me saame käia seal tegelikult, ma ei pea kummikuid panema jalga, ma saan käia puhta jalaga seal seda kõike tegemas. Kui ma korjan neid lilli, ma saan neid asetada sinna. Ta hoiab niiskust, kogu see puit hoiab ka seda niiskust seal. On küll arvatud, et seal on palju süsinikku, see hakkab sul lämmastikku sellest kompostist ära röövima. See kõik võib olla, aga kuna seda kompost on tegelikult elus asi, siis me ei ole seda probleemi täheldanud ja ei ole ka muul maailmas seda täheldatud. Ja need peenrad kasvavad järjest nagu ülespoole. Aga sellega näiteks, kui seal vahekäigus hakkab naad kasvama, et sealt ei ole seda nii lihtne kätte saada. Ikka on. Vahekäigus on samamoodi 10 senti seda haket ja jällegi ta ei tulegi sealt läbi niimoodi ja see, mis sealt pealtpoolt hakkab, sul on võimalik sealt välja võtta. Ja teine asi, mida meie ei ole kasutanud, aga mida on palju räägitud, mida saab kasutada, selles puidus sa saad seeni kasvatada, söödaid seeni. Et täiesti ka võimalik. Aga mõtleme, et see vahepeal materjal võiks ka tulla omast tundist, see on võimalik või see ei ole mõistlik? Ikka on. Me räägime täna siis paju kasvatamisest ja paju hakkimisest sinna vahel, eks ole. Et kõige lihtsam, kõige efektiivsem variant. Seda vahekäiku võid ka teha heinaga, võid ka teha põhuga, kõik mingid siuksed asjad, eks ole, kui on, aga see jällegi selle kulu efektiivsuse kõige, et see sama hakkepuit, see on meil nii-öelda, me puhastasime enda metsast ära kraavid ja see kraavidelt tulnud võsa, me lasime hakkida ära ja tassisime sinna vahele, et see on jällegi nagu sellest samast ringist kõik, aga saab ka muid asju kasutada. Tööstuslikult kasutatakse, eks ole, kõike seda, mis on plastist. Et see, kui jätta näiteks peenra vahelt suuremad ja lihtsalt niita, see hakkab põhimõtteliselt pärast peenra ümbarust tulema. Ja teine asi, see, mis sa seal niidad, see hakkab peenrasse ranima sul kohe. Et siis sa pead looma, kaevama väga selged piirid, eks ole, et sealt tekib nii-öelda siis nende rohu juurte nii-öelda õhkuivamine sealt ja siis nad sealt ei lähe edasi, et mitte. Aga kui me räägime nendest peenarde suurustest ja standarditest, siis need on meil kõik ühe suurused.
et tegelikult see peenra laius on 75 sentimeetrit, vahekäigu laius on 30 sentimeetrit. See on sellepärast, et kõik meie peenrakatted on ühesuurused, kõik meie kaared, mis me peale paneme, on ühesuurused ja see peenra pikkus on 10 meetrit ja ta ka sedapidi, et mul ei ole, et siia läheb see või sinna teine, ja kolmas asi, mis ma saan kohe arvestada, on sellega, et ma tean, et mu peenar on nii pikk, ma tean, et mul redis läheb maha sinna 5 sentimeetrise vahega, ma tean, et sinna mahub täpselt nii mitu redist, ma panen sinna 4 rida 5 sentimeetrise vahega, mitu seemet ma pean tellima selleks, et ma saaksin seda teha nii-öelda. Ja kõik see asi, mis me ka leidsime sellest, et me tahame teha asju targemini, me tahame teha asju pisut kiiremini ja nii edasi, et siin on meil 2 sihukest abivahendit, mis me leidsime tegelikult Jaapanist, on siis Paperpot, Glanceplanter ja Youngseeder, et see on nüüd otsekülvik, millega saabki otse maha panna, siin praegu käib porgandi külv, et porgand läheb mul otse maha, see tähendab seda, et see, kui ma selle masinale annan ette, et ma tahan porgandi söömine panna 38 millimeetrise vahega, siis panebki niimoodi. Noh, mõnikord läheb mõni seeme topelt ka, aga enamasti paneb, et ma ei pea porgandit harvendama. Ma külvan ta maha ja niimoodi on. Ma pean lihtsalt vaatama, et see ei ole. Ja see teine variant on siis see, kus me kasvatame taimed ette ja kasvatame taimed ette toas. Nad lähevad spetsiaalsesse resti ja sellest restist nad argnevad niimoodi laiali. Ja samamoodi siin oli näide, kui meil eelmine või üle-eelmine aasta istutasid 3 inimest, istutasid 4 vagu peeti, istutasid põhimõtteliselt päevaga, siis selle masinaga ma panin need samad peedid maha, ma ei tea, 1,5 tunniga äkki vist üksinda. Et siuke. Aga kas sinna näiteks surumullas taim saab panna? Sinna saab panna ükskõik mis taime, jah, tegelikult ükskõik kus kohas nii-öelda. Et täna meil ongi, et see Paperpoti asi on, ta tekitab paberlindid nendest taimedest lihtsalt. Ja seal on hästi palju eeliseid. Esiteks ma saan külvata 256 taime ühe korraga või seemet. Ma panen korraga maha. Nad kasvavad ühe koha peal ja nad argnevad ka laiali. Et siin täna meil on näha, et see on 5 sentimeetrise vahega, et siin need taimed on niimoodi kohe 5 sentimeetrise vahega siin lindis nii-öelda, nad lähevad maha. Et ja ükskõik, mis muld see on. No selles suhtes tõesti, et meil on kivisi ja mingid juuri seal sees, siis on keeruline, aga kui meil on puhas muld, siis on igale poole võimalik sellega külvata. Ja miks me taimi ette kasvatame, on sellepärast, et võita aega. Sel ajal, kui meil redis kasvab peenras, sel ajal meil hernetaim kasvab toas ette juba. Sel ajal, kui redis läheb õue maha, see taim on toas meil juba 2 nädalat kasvanud, on juba nii suur. Et sel ajal, kui tegelikult õues oli nii külm veel, et midagi maha ei saanud panna, meil ta juba toas kasvas. Kui tekib esimene võimalus, et õue saab minna, ta läheb juba õue. Vaatan, redis see valmimisaeg on siuke 30 päeva. Selge, ma juba saan panna herne kasvama, sellepärast, et kui ma redis ära söön, siis läheb hernes juba sinna koha peale. Samamoodi vaatan, hernes saab siis umbes valmis, ma koristan ta ära, panen salati kasvama tuppa. Ja niimoodi on võimalik siis tegelikult ühest sellest peenrast võtta 4 saaki meie 3 kuu aja jooksul, mis meil on öökülma vaba aega, mis on tegelikult päris palju. Aga kuna me kasvatame neid ette, siis meil on, ja kui me ka ideaaltingimustel võtame 4 saaki sealt, siis meil on 4 korda vähem peenreid, mida me peame tegema. Meil on 4 korda vähem kohti, mida me peame rohima, meil on 4 korda vähem komposti, mida me laiali panema ja kõik need asjad, eks ole, kus me oleme seda aega kokku hoidnud. 4 korda vähem peenrakatteid, 4 korda vähem kaari, 4 korda vähem neid klambreid, millega need maha lähevad, et 4 korda vähem on mul vedada seda voolikut, millega ma seda kastma pean, et kõik need asjad me hoiame sellega kokku, et me kasvatame toas siin täitsa kevade alguses me kasvatame toas lambi all neid, kus on siin lampide all näha ja edasi nad saavad olla juba kasvuhoones meil riiulis nii-öelda, et kus meil on see vertikaalne pind, kus me saame seda ette kasvatada, kus ta on juba normaalses valguses ja soojuses. Kas keegi tõus toast välja või on see nagu spetstuba ikkagi nagu... Meil on olnud nii spetstuba, meil on olnud niimoodi, et meil on eriti nagu kui me räägime paprikataimed, paprikast tuleb juba kasvama panna veebruarikuus, et saada augusti lõpus saak, eks ole, siis ikkagi tõstad söögilaua seina äärde ja sinna äärde ehitad riiuli ja läheb ka niipidi, ja täpselt, et nagu ma rääkisin nendest kaartest, need kaared on kõik ühesugused, eks ole, need peenrakatted, täna meil on siin peal peenrakatte täpselt, mis läheb üle 2 peenra, et kui ma selle vahe teeksin laiema siin jällegi, see peenrakatte jälle ei ulata. Et siin on jällegi mingid standardmõõdud, et kuidas ta nagu sinna läheb. Ja sedasi me saame siis tekitada selle olukorra, et meil on
on nagu endal natukene lihtsam nendega toimetada. Nii, ja ma vaatan, et see aeg hakkab meil siin täitsa oostama. Ja meie kasvatame köögiviljad mahedalt ja kahjuritõrje ongi meil täpselt samamoodi nagu selle eelmisel need samad, mis on need peenrakatted. Need on tegelikult mitte katteloor, aga võrk ja see hoiab ära kõik, mis siis nagu lendab, eks ole. Ja teine asi, mis on jällegi see, et me kasvatame asju läbi segi. Meil ei ole monokultuuris, eks ole, siin, ma ei tea, 20 hektarit ühte taime, kus see kahjur tahabki tulla. Meil on hästi vahelduvad need ja meil vahelduvad kõik nagu erinevad asjad, küüslauk, sibul, siis tuleb sul hernes, siis tuleb sul uba, siis tuleb sul võib-olla lehtkapsas seal mingisugune hulk. Et jällegi, et katkestada ära need nii-öelda koridorid, kus nad liiguvad. Teadlikult sind juhtistat korrasutust? Ikka kasutame, jah. Et kasutame ka, ja lisaks me kasutame ka näiteks kasvuhoonetes, kasutame ka neid meelitajaid taimi, kes meelitavadki need kahjurid enda peale, eks ole, et ka seda pidi. Meil jah, selles suhtes, kui me kasuritest räägime kõigist nendest putukatest, mida saab tellida, see on pigem nagu kasvuhoone teema, sest avamaa peal nad niimoodi ei ole, aga meil ei ole ka probleeme olnud sellega, nii et tegelikult kui sa valid selle haiguskindla sordi, kui sa valid selle, mis sul töötab sinu juures hästi, väga lihtne näide, vaarikat me ei suuda kasvatada, sest me oleme proovinud igatepidi kõiki sorte, ta ei kasva meil lihtsalt, ju siis ei pea, eks ole. Aga mingid asjad, mis meil tulevad hästi välja. Ja siin me jõudsime ka selle Caterpillar tunneli juurde, et need on nüüd täiesti ise tehtud. Sul on vaja 6-meetrist toru, natuke paela ja kilet ja tegelikult täna meil on siuke, me räägime siin 4 meetrit lai ja 30 meetrit pikk ja siukse tunneli hind on 500 euri, mis on nagu ülisoodne. Ja ta on meil liigutatav, me täna võime ta siia panna, me võime ta pärast kurgid siin läbi saada, võime ta kuhugi mujale tõsta, nii et on tegelikult hästi lihtsasti toimetatav. Kasvuhoonega mul tuli uuesti hukkan tagasi ja oleks sulle alla pannud teenust, kas turvase saegul läheb kiin või segama? Kanad segavad ise ära selle nii-öelda. Jällegi, kui on vaja, siis paneme juurde ja jällegi, kui tekivad mingid niisked kohad, jooturite alused tihtilugu on niiskemad, siis sinna paneme rohkem. Kanad ise kraavivad selle laiali. Aga tee viite lihtsalt niimoodi, et 1-2 Ei no sellest ma viskan ta laiali sinna kohta, kus on vaja nii-öelda, et ei pane nagu kotiga või lihtsalt ühte hunnikusse, aga jah, et kanad selle ise ajavad selle laiali. Ja kuidas me siis jõudsime ka selleni, võib-olla räägime ka sellest, et kasvatada on kõike tore ja nii edasi, aga kui sa seda ära ei müü, siis kahjuks on ainult väljaminekud, et sissetulekuid ei tule. Et me alustasime täiesti eraklientidega, esimene aasta viisime inimestele kojukauba täiesti kohe ukseni ja üsna kohe sai selgeks see, et ei jõua. Et tegelikult toimib, inimesed tahavad seda, see on mugav, aga ei jõua. Siis meil vahepeal Eestis toimitas siuke asi nagu Membo. Membo oli siis see kes tegi selle viimase otsa ära. Kahjuks nad enam ei toimeta ja jällegi seal need marginaalid on need, mis mängivad, eks ole, et kui sa pead oma kaupa nagu nad poole otsa panevad, et siis ei ole ta lõpuks kellegi jooks. Siis me proovisime ära, järgmine aasta tegime siukest kus klient tuleb natuke vastu, et me viisime kauba linna parkimisplatsi, inimene tuli sinna platsi peale ja siis selle ühe koha pealt tuli meil siis 5, 6, 7, vahel 10 inimest, kes kõik korraga sõidame kauba kätte sealt. Toimis ka, aga seal olid muud hädad. Esiteks jällegi me ei jõua nagu piisavalt seda ise teha ja teine asi, väga lihtne näide, kui täiskuu oli, siis inimesed tulnud kohal lihtsalt. Väga selge nagu korrelatsioon, et kui oli täiskuu, siis inimesed unustasid ära. Et tee, mis tahad, helistad, ai, kuule, sorry, mul, eks ole. Aga kuna meil see graafik oli nagu väga selgelt, et ma olen 15 mintsa sellel parkimisplatsil ja ma pean olema 10 mintsa pärast järgmisel parkimisplatsil 15 mintsa, et mul ei ole nagu varianti sind oodata või kuidagi selle ära tuua, et seal olid need hädad. Ja võib-olla nagu kui see jällegi see kultuur või see olek nagu kasvaks nagu rohkem, et siis nagu oleks ka võib-olla seda võimalik teha nii-öelda. Ja täna me oleme 16 kauplust on meie munad, 4 restorani ja eraklient on meil tänini ja eraklient on meie iseteeninduspood, mille me siis rajasime enda talu juurde ja see meil oli jällegi see puhtalt vajaduspõhine, kuna alguses pidid jälle andma kliendile selle kätte ja siis sa räägid taga pool tundi juttu ja siis ma näitan siis kanu ka ja lõpuks nagu tööd teha ei jõudnud ja kogu aeg tegid neid ekskursioone ja teiseks Eesti inimesel meeldib käia ise oma ette ja meil täna ongi puhtalt iseteeninduse pealt see pood. Meil on hommikul 7-11 õhtul lahti, inimene saab ise tulla, kõik, mis meil parasjagu valmis on seal leti peal väljas,
võtad kauba, maksad seal koha peal ja käivad inimesed täitsa iseseisvalt ja tegelikult toimib väga hästi. Ja näiteks ongi, et meil hommikul 7 juba lahti, meil on näiteks üks hästi tore klient on, kes on päästes tööl, ütleb, ma lõpetan hommikul vahetus ära, mul nii hea, tulen võtan munad sealt, lähen koju, eks ole. Muidu kõik muud kohad on kinni, aga tema juba saab nii-öelda sealt kätte. Ja samamoodi need õhtused, et kus laupäeva õhtul keegi avastab, et oi, homme hommikul on pannkokke vaja teha, mul pole ühtegi muna, ja siis tulevad ka kella 11 aegselt meilt mune otsima nii-öelda. Aga siis ikkagi satud nendega seal rääkima, ma saan aru. Eks ma ikka satun aeg-ajalt rääkima, sest et kas sa paned kaupa juurde või toimetad seal samas, täna meil seal samas iseteenistuspoed, kuna see on meil soe ruum, siis meil ka taimed kasvavad täna seal ruumis, et nad on meil elutoast nii-öelda välja kolinud. Aga ikka näed ja kui päevasel ajal õues oled, ega ma selles suhtes ei ole kuidagi nagu kitsi, et ma alati käin ja räägin juttu ja teine asi, mis meie kogu selle ettevõtmise juures ongi oluline, et me nii nagu me täna siin räägime, me võtame ka kliente vastu, me näitame inimestele koha peal, mida me teeme, kuidas me teeme, kuni sinnamaani, kuni saab ka täiesti reaalselt nõustamist nii-öelda, et kui on sarnane huvi midagi teha, siis me need oma kogemused, mida me oleme läbi väga suurte otsingute, läbi erinevate katsetuste nagu leidnud, et neid anda edasi, sest et täna, kui keegi veel tomatit kasvatab, meil ei ole ju see konkurents, see pigem soodustab seda, kus me saaksime teha koostööd, kus me saaksime tegelikult hakata pakkuma rohkem neile, et me ei ole ainult niisugune kohalik väike tegija, vaid tegelikult täiesti see on üks asi. Ja lisaks sellele, et meil käivad nagu täiskasvanud siis vaatamas, mismoodi me teeme ja mõtlevad, et võib-olla tahaks ka kanu võtta, meil käivad ka lastegrupid, kus me pakume ka lastele, nii-öelda koolidele, lasteaedadele täiesti võimalust, et nad saavad tulla ja olla nii-öelda ise kättpidi juures selle maatööga. Meil on lapsed võtnud kartulit, teinud õunamahla, meil on erinevad töötoad, pluss niisugune asi, et sa täna saad minna ja tegelikult kanapidamisest nagu kanale pai teha, et ega tegelikult väga ei saa nii-öelda, et sinna ego ukse tagant niisugust asja ei näe, eks ole. Poodidel, restoranidel on nagu lepingu mahud ka või see täitmisega nagu... Täna meil on poodidega lepingu mahtu nagu selles suhtes ei ole, et me ei ole nagu ette antud palju ja kuidas, et käib kõik puhtalt vajaduspõhiselt, et munadega väga lihtne, et munadepühad olid, et siis tahtsid kõik ja palju, eks ole, ja nüüd, kui munadepühad läbi said, siis kõik nagu mõtlevad, et natuke võiks munaga pausi pidada. Et eks ta niimoodi käib ja täna meil ongi see, et me viime kõikidesse poodidesse ise kohale, et me oleme läinud siis selle kliendi juurest viimiseks poodidesse viimiseni, et mis on tegelikult okei. Ja tuleb lihtsalt leida need poed üles, et kui me räägime, täna meil on enamus oleme koobikettides, et koobi poed võtavad ükshaaval, et kui ma valin selle poe, kus ma tahan viia, et mina oma selle ringi olen valinud selle peale, et kuidas mul on nagu mõistlik sõita, kus need inimesed on, kes meie nagu kliendid siis on, eks ole. Ja saabki üksikuid poed, et selles suhtes, kui te külastate neid koope, siis tegelikult see koop, mis meil on siin Pajus, siis ei müü sama kaupa, mis meil Kosel, et meil ongi erinev kaup, et selles suhtes on põnev täiesti käia nagu vaatamas neid poode. Ja lisaks suurtest poodidest me oleme Tallinna külje all, me oleme Stockmannis, Solarises ja restoranidest on meil Fotograafiska restoran, Aardepagar, Raado, Morel restoran ja nüüd laieneme Prismasse, et vaatame, meil on ka paar Prismat, kus me oma mune ja köögivilju siis tahame turustama hakata. Kuidas avatud taludel on? Avatud taludel oleme täitsa olemas ja kuna meil veisid ei ole, siis me saame nagu natuke rõõmsamalt uksed lahti teha. Ja selle aja peale ka need linnugripi ohud on tegelikult laiasest möödas, kuna lindude ränne on nagu läbi selleks ajaks. Tõrjet on kettu seal, kuidas kanalestar või kanal? Seal on jällegi see, kuna me kanad liiguvad hästi erinevate kohtade peal, nad on suvel õues, nad selle platsi peal, kus nad on 2 päeva, nad liiguvad edasi. Ja meil on olnud õnne, et meil seda kanalesta ei ole nagu nendes karjades selles suhtes olnud. Ja samamoodi, et kui nad liiguvad meil talveks, eks ole, kasvuhoones, siis meil majad jäävad tühjaks kõik. Need majad on talve otsa seisavad, nad on seal külma käes, me tekitame sinna survepesu, pluss survepesuriga läheb ka siis deso läheb peale sinna, eks ole, et me selles suhtes neid asju teeme. Aga teine asi, mis me põldude peal räägime, et päike on väga-väga tugev desinfitsaator. Et see, et meil päike paistab seal põllu peal, et seal toimib seal loomulik nii-öelda elu selles mullas, see nii-öelda aitab kaasa sellele, et need haigused ei leviks ja nii edasi. Just. Ja täpselt, et need ahelad on seal kohe olemas, et meil need ahelad ikkagi katkevad. Et kui me võtame selle põllu, et see põllu peal reaalselt kana on 1 aasta jooksul 2 päeva ja ta läheb edasi. Et kõik, mis sinna maha jääb,
et selle põlluga ongi väga hästi, mul meeldib öelda, et see põld on selle kanale nagu see puhas mähe, et me vana jätame maha ja liigume edasi ja siis mikroob ja päike tegeleb selle vana osaga nagu seal väga edukalt edasi. Et siin on mõningad näited siis meie restoranid, mis nagu meie toodetest on restoranis olnud, et siin on meie kanamuna kollane, mis on siis toores munakollane on marineeritud Jaapani päraselt kuidagi spets moodi ja nii edasi nii-öelda, et aga jah, et väga iseenesest põnev ja tore on nagu süüa sihukest kuidagi teistmoodi toitu sellest samast asjast tehtud nii-öelda. Eestis on niimoodi, et mune puhastada jaemüügiks ei tohi, et tuleb saada puhtad munad ja selleks, et meil tuleks puhtad munad, meil on pesakastid, kust muna veereb kana alt ära. Et munedes on puhas, muna saab mustaks siis, kui kana sinna peale astub või kui ta muneb musta pessa. Et see on nagu ülioluline, et need asjad tuleb puhtana hoida. Ja suureks abiks on meil kogu selles tegemises olnud ka ühingud, et me oleme nende ühingute siis kas liikmed või siis nii-öelda seal aktiivselt toimetavad. Et siin on üks noortalunike üritus, mis meie talus käis koha peal. Ja see on kohe see koht, kus läbi selle sa oled samamoodi mõtlevate samade probleemide, samade ideedega inimestega ühes grupis. Neil on need teed kõik läbi käidud ja meile isiklikult see, et me astusime noortalunike liikmeks, on andnud kogu selle seltskonna, kus me saame abi nii nende regulatsioonidega, mida meil täna on nagu väga palju. Meil on abi sellega, et kuidas mingisuguseid tehnikaid teha, et jah, koolist õppisid ühtemoodi, praktikat tihtilugu on ka pisut teistmoodi, eks ole. Et selles suhtes need on kõik olemas. Ja siin läbi siis ja ka lillekasvatuse poole pealt näiteks Slow Flowers on see, kus me saame ka koostööd teha, et ma ise võib-olla ei suuda kasvatada kõiki lilli kohe, et minna siin suuri pulmi tegema, aga jällegi, et mul on need lilled olemas, mul on siin mul oleks midagi teist värvi vaja näiteks juurde, mul täna ei ole, et me saame ka niipidi koostööd teha ja see soodustab ka seda, et inimesed saavad oma nii-öelda tooteid paremini müüa, eks ole, et sellepärast, et tekib see võrgustumine. Pluss siis täna jah, et lisaks siis talunikule ma olen ka Eesti noortalunike juht ja me teeme ka väga aktiivset koostööd ka Euroopa noortalunike nõukoguga, et see on siis sihuke puhtalt sinna kohta, et kust need noored saaksid märgatud juba seadusloome algfaasis ja nii edasi. Aga jällegi kõik need ühingud, need liidud on olnud nagu väga tugevaks abiks selleni, et sinna minna. Et näiteks see noortalunike koha pealt meil on aastas vähemalt 3 üritust, kus ongi avatud noortalunikud, kus me käime erinevate noortalunike tegemisi vaatamas ja hästi erinevatest valdkondadest. Et reaalselt maitsetaimede kasvatamisest kuni robotlüpsilautodeni, et seal on kõik sinna vahel ja kuidas neid erinevaid asju kombineeritakse. Ja need üritused on avatud ka tegelikult mitteliikmetele. Aga kindlasti soovitan nagu liikmeks astuda, kui nagu sealt huvi on. Euroopa noortalunike organisatsiooniga on, kui võrrelda Eesti positsiooni, erinevad riigid? On hästi erinev. Terves Euroopas on see lähenemine noortalunike hästi erinev. Et on nii toetuste koha pealt erinev, on nende positsioon erinev, kui palju neid laua taha võetakse, kui palju neid kuulatakse, kus on. Täna meil on Euroopas probleem selles, et 12% talunikest üldse terve Euroopa peal on alla 40-aastased. 35% suurusjärk on üle 65-aastased. Euroopa keskmine taluniku vanus on 57 eluaastat. See tähendab seda, et 5 aasta pärast võiks nad kõik pensionil olla, aga kes edasi teeb seda, eks ole. Ja tänu sellele on need noored nagu üsna tugevalt nagu ikkagi peavad saama ja olema fookuses. Aga Eestis, mis staatusest noortalunik on ta oma riigiga rahul? Kui me räägime nagu üldse Euroopa mõistes või sellest, et noortalunik, siis tegelikult Eestis mingid asjad on nagu hästi, mingid asjad kindlasti vajavad väga palju parendamist, aga sellele tulebki mõelda, et kuidas me saame neid asju paremaks teha. Kui me räägime üleüldiselt, siis põllumajanduses on olnud nii noortel kui vanadel tegelikult 2 väga kehva aastat järjest. Et kui me räägime kogu sektorist, siis põllumajandussektor viimased 7 aastat on olnud miinuses, mis iseenesest on okei, sest et see on hästi palju nagu toetatud ala, eks ole, see on subsideeritud nagu Euroopa Liidu poolt. Aga viimased 2 aastat on tänu kehvadele talvitumistele, väga kehvadele ilmastikuoludele olnud ka koos toetustega miinuses.
ja see tekitab kindlasti seda, et ei saa rahul olla asjadega. Aga kas teid laua taha kutsutakse? Ikka. Me täna noortalunikega me oleme laua taga, me oleme nii ministeeriumites erinevates kohtades laua taga kui ka töögruppides ja nii edasi, et me oleme ikkagi olemas. Kuidas? Rohetiigriga otseselt me täna ei ole veel selles suhtes tegutsenud, aga meil on need erinevad roheteemad, kus me oleme nagu kaasa rääkimas aga see on jah, läbi selle töö, mis seal tehtud on, et loodame, et need asjad paranevad kõik nii. Kus teil need lilled läheb, et mis see lilled võiks? Jah, lilledest me libisesime üle. Lilli me kasvatamegi, meil alguses oli idee, et kasvatada seda lihtsalt nii-öelda, tuled, võtad värske köögivilja, muna teed süüa, siis paned lauale ka. Aga siin eelmine aasta meil olid 3 pulmad, kus oli floristika tehtud meie poolt, pluss veel mingid suuremaid üritusi ja sama hästi teine on kõik need siuksed koolilõpud, siis on emadepäev, kus me oleme lilli pakkunud ja samamoodi meil on kogu see lille asi meil oma iseteeninduses väljas jällegi. Et meil on ja kolmas, mis on väga suur asi lille puhul on ikkagi tellimuse kimbud. Klient helistab, kuule, mul on selleks päevaks vaja. Ja, ise teeme kimpe täitsa. Aga me müüme ka samamoodi nende restoranidele, et nende laudade peal kõik need lilled, mis lähevad sinna, et ma viin sinna munad, köögiviljad, lilled ja kõik läheb sinna laiali. Plus meil on ka tegelikult Tallinna lennujaamas oli meil restoran, kes võttis ainult meie lilli näiteks, et olid seal kaunistuseks väljas. Läheb igatepidi, et läheb täitsa erinevaid restorane, läheb ka sellest, mida me kõik loodusest korjame, et alates pajuitudega okstest kuni siis, eks ole, liter heina ja muud asjadeni välja, et meil kasvab ka looduslikult väga põnevaid ilusaid taimi, eks ole, ja kui see restorani nagu selle kontseptiga läheb kokku, et ta tahab sellist looduslikku ja keskkonda, siis lähebki, me paneme põhimõtteliselt ämbrida ja erinevaid asju kokku iga nädalaselt ja nad siis seal koha peal ise panevad laudadele või letidele või kuidas neil siis on. Aga need lilled kasvavad ka väljas peenral? Meil kasvavad väljas peenra peal ja kasvavad ka kile all. Näiteks kui me räägime sellest kooli mineku astritest, siis aster ei taha vett saada, eks ole, ta peab olema kile peal, siis ta läheb mädanema lihtsalt muidu näiteks. Ja jällegi lilled me kasvatame ette, et meil mingid lõvilõuad asjad on, praegu on sellised imepisikesed, aga üks hetk siis lähevad õue. Te lõike lille säilitate ka kuskil või nagu mingid päevad, on neil näha juurde ka kuskil olemas? Selles suhtes meil on nagu endal ka nii-öelda jahevõimalused olemas, meil on ka kelder olemas, kus me nagu hoiame ja kuidas me teda säilitame on ainult sel juhul, kui me teame, et meil peame teda säilitama. Näiteks meil eelmine aasta oli, siin tulid kõvad vihmad tulid peale, prognoos ütles, et tuleb, meil kõik õitseb, eks ole. Peale vihma meil ei ole midagi sellega teha, siis me korjasimegi ennem ära. Ja me saame hoiustada keldris, aga pluss me oleme teinud ka erinevaid töötubasid, näiteks see on sama kimbu valmistamise töötuba. Et kui meil on nüüd palju lilli koos, siis inimesed saavad tulla ise endale kimbu teha ja me anname natuke näpunäiteid, kuidas või mismoodi see käib ja kuidas seda võib-olla siis seda kompositsiooni nagu loogilisemalt üles seada ja nii edasi. Aga eks see väike taluniku nagu põhiline asi ongi see, et kui me räägime köögiviljast, muna meil on, eks ole, parim enne on 6 aega vähemalt, eks ole, ja me saame natukene nagu laveerida sellega, siis tomat on siuke nädal, kui me teda nagu hästi hoiame, siis 2, aga peale seda meil ei ole ka midagi teha, et viskad minema. Kogu aeg tuleb mängida sellega, et kui palju me saame väärindada, kui palju me saame teda kohe ära müüa, mismoodi me korjame, kuidas need asjad kõik käivad. Seal vahel laveerimine on see täna see üsna keeruline koht. Mis see parim tomatisort siis on? Minule meeldib Starlias. On üks Starlias on jah, ta on siuke võileiva tomat, mis on Hollandi sort ja ta on tõesti, ei jõua kunagi ära oodata seda, millal ta tuleb. See seemneri ei tekita oma maale või pärand seemneri on või? Seal on jällegi see teema, et kui me räägime seemnetest, see on täiesti eraldi äri, eks ole, nii nagu kanadega küsitakse, et miks me ise tibus ei jaudu, eks ole. Et täiesti eraldi suunad, eraldi tegemised ja teine asi, meie need sordid, jällegi kui me räägime näiteks tomatisordist, siis tomatid on, esiteks nad on hübriidid ja teiseks on see, et ta peab andma mulle see tootlikkuse ka. Et selle 3 kuu jooksul ta peab andma mulle teatud hulga, et ma saaksin sealt selle toote kätte ka. Ja kui me räägime mingisugustest muudest, jah, mingid seemneid kindlasti saab ja mõistlik ongi võtta, aga täna me ei ole läinud sinna seda teed. On 4 saaki peenralt, mis või vahelpuurega kasutada?
siis on, kui me alustame redisega ja lõpetame sügisel redisega, siis peale seda, viimased redisid on juba siis, kui maa külmunud on, et tegelikult sinna vahele ei mahu mida. Talveks me katame kinni oma peenrad, et me tegelikult katame kinni siis kas kanga või kilega nii-öelda talviseks ajaks on veel. See agronomi tuleb kevadine vahekultuurile inventuurist. Tallinna videod, kui meil on vähe, need on hästi huvitavad tulevad. Jah, aga selle ongi see, et kui me võtame redise ära siis, kui maa juba külmunud on, meil ei ole ühtegi vahekultuuri võimalik sinna külvata. See aeg on läbi. Ta ei kasva. Meil päeva pikkus on nii lühike. See vahekultuuri idee on see, et tal oleks lehemassi peal, eks ole. Elusjuur. Aga elusjuur jääb meil sisse sinna niikuinii nii-öelda. Et selles suhtes ja ka nende peenardelt, mis me teeme selle asemel, et vahekultuuri katta, meil sügisel enne seda, kui me peenra kinni katame, läheb uus kiht komposti peale ja see on see asi, mis katab ära selle. Et jah, me oleme ka katsetanud seda vahekultuuri näiteks küüslauguga, mis on talivili, eks ole, et kui me paneme küüslaugu maha, siis saab sinna peale visata näiteks kaera ja kaer siis kasvab nii kaua kuni talveni ja see surub veel umbrohtu olla, talvel külm võtab kaera ära ja me saame kevadel puhtama maa ja niisugused meetodid oleme kasutanud ka. Jah? Ma lihtsalt täpsustan see, et kui redisime võtame juurega välja, siis seal väga palju köögivilju ja lilli ei võta kogu juurega välja. Ehk siis kui me salati näiteks võtame lõika värejuuriks sisse ja lilled näiteks need jäävadki, et peaks salvaks sinna peenra peale, ehk siis me ei kata lilli veevad ei kanga või lillega kinni, vaid talvitab, kui maksu kõik putukad ja kõik saavad seal siis ja samamoodi nii muld on praetud, et seal on eraldi sellist vahekultuuri me ei peagi tihtilugu kasutama, et ka kinni katame ainult siis, kui see tõesti saab peenra väljas, kui redised juurde sinna. Aga muidu sinna ikkagi saab jääb. Ma lihtsalt ei kujuta ette, kui suur protsent on lille peal ja kui suur on selline... See ongi erinev selles mõttes, et sest on ka teisi, mis erinevad asjad, et meil ei pea neid selles mõttes vahekultuuri tulekski, millest ta üldse kasutatakse, kas ta on multshoida, tõesti hoiab seda mulda seal paigal või annab sinna väärtist juurde, aga jah, seda ma kasutan siis, kui see peenar on juba paljas ja sinna sügisel jääb seda kasvu aega, et kui me paneme sügisel sinna seemne maha või ja samas, kui see vegetatsiooniperiood tegelikult on juba lõppenud, siis ta ei lähe kasvama, ta on juba kevadel seal lõpetanud või midagi. Et kui selleks on hilja juba loomulikult panna. Teine asi on see, et kui me räägime tööstuslikust variandist, eks ole, siis vahekultuurist tuleb kuidagi lahti ka saada, et seda midagi muud külvata jälle. Et seal... Kuidas? Ikka ristõieline ka kindlasti jah, aga kui me peenardest räägime, siis selle ristõieli sisse sa enam külvata ei saa asju. Et seal on probleem. Et ristõielised ja nendest, kui me räägime, siis nad peavad kõik käima käsikäes siis otsekülvi ja muude tehnoloogiatega, pluss mahedas on seda keeruline teha nagu selles suhtes niimoodi. Me saame teha... Jah, me saame teha, selles suhtes ideaalne näide on taliviljadel nagu küüslaugul, eks ole. Et kui me küüslaugule tõesti külvame kaera, paneme küüslaugu maha kohe kaera peale, siis see kaer tuleb üles ja see kaera nii-öelda siis see täpselt see elusjuur ja see maapealne osa, see hoiab seda umbrohtumust ära, sest ta võtab kõik selle ära. Ja küüslaug tuleb üles alles kevadel ja peale selle siis talv võtab selle ära. Samamoodi saaks teha ka tatraga, eks ole, et kui see tatart seemnesse ei lase ja sa lased tal külma ära võtta, et siis ta on okei. Aga just. Aga just selle komposti peale ei ole ta nagu selles suhtes nagu mõistlik. Räägiks Fiierist, mis teie ole? Miks te üldse katate kinni need veel? Me katame sellepärast kinni, et punkt 1, mikroob ja kõik tahab tegutseda pimedas tegelikult. Et päikesevalguse käes ta ei taha olla. Ja teine asi on see, et lenduv umbroht on see, mis ikkagi on seal nagu. Et ka sügisel meil on ikkagi neid seemneid, mis väga palju lendab kõrval, meil on ju rohumaad, eks ole, kõik niisugused asjad. Seda on nagu tegelikult väga palju, mis lendab ringi seal ja sellepärast tuleb ta kinni katta. Mis ajal te siis katate? Septembris juba? Sügisel, kui me oleme need peenrad puhtaks teinud nagu kõige viimast, seda võib juhtuda ka... Saab nii kohe. Jah. Ja siis ma tahtsin küsida, et kas te mingeid toetusi olete ka saanud oma tegevusele või taotlenud või kuidas nendel... Just, et meie oleme saanud siis noore alustava põllumajandustootja toetust, mis on siis, mille eest on siis soetatud neid traktoreid ja kasvuhoonet
ja ka meie siis seda munade pakenduskeskust. Aga kui me räägime, see on siis nii-öelda ühekordne toetus, mis antakse noortele alustamisel, aga kui me räägime nendest ülejäänud toetust, siis nendega nagu jällegi väga keeruline. Et kui me täna kasvatame ühel peenral, ütleme, kehvemal juhul 2 saaki ja meil peenraid on seal näiteks 60 tükki, siis ma peaks selleks, et seda toetust saada, ma peaks kõik need 60 peenart tegema eraldi põldudeks joonistama. Siis nende mõõt ei tule kokku, sest seal on oma miinimumpindala, eks ole. Siis on, näiteks eelmine aasta meil oli ühe lapi peal 0,3 hektarit oli suvikõrvitsat ja kõrvitsat, väga lihtne näide, eks ole. Siis kõrvits on toetatav kultuur, aga suvikõrvits ei ole, aga mul olid taimed vaheldumisi, eks ole. Et jällegi midagi ei saa selle koha pealt. Täna jah, selle köögivilja ja kõige selle poole pealt tegelikult praktiliselt toetusi ei ole, et siukses mahus seda asja tegelikult ei toetata. Et täna põhiline toetus, mis on siis oli, mis ta oli 100 euri midagi hektar oli siis selle rohumaa pealt, mida meil täna on midagi 5 midagi hektarit, nii et see on ainuke asi, mida me siis selles kohas saame. Pluss siis meil on ka selle kanade heaolu toetuse, mis on siit ka meediast läbi käinud, kus olid probleeme. Soovitate näiteks algavale, kes sooviks ka midagi teha, et ka mina näiteks oletan, et parem on toetust taotleda siis mingi kindlale tehnikale, aga mis teie oma kogemusest arvate, et ütleme, kui on valik, et ühte ainukest võid võtta ja kõik ei jätta, mis te siis valiksite, mis see otstarbem ka oleks, kas see tehnika või ikkagi mingi, ma ei tea, mis seal mingi kasvatamist, mis see oli algus? Kõik on hästi ju, lihtne on öelda, kõik sõltub, eks ole. Aga see ongi selles kohas, et kui me räägime sellest köögivilja kasvatusest, sellest peenardest, siis see on kõik võimalik teha ära käsikäru ja labidaga, eks ole. Et tegelikult meil ei ole üldse sinna nagu seda ressurssi vaja. Et me põhiliselt täna oma traktorit kasutame ikkagi kanade juures selleks, et meil on vaja sõnnikut vedada, meil on vaja kanu liigutada, kõik see, et seal ta on meil nagu igapäevaselt töös. Et eks see toetuse, kui me räägime, siis ongi see äriplaani osa, et mis tuleb vaadata seda, et mis osad on nagu puudu, mida saab võtta väljast sisse, eks ole, mida saab, meil täna on hästi palju ka neid, kes pakuvad tegelikult teenust, et seda sama traktoriteenust, seda sama mingit maaharimisteenust, seda saad praktiliselt üle Eesti meil on võimalik ikkagi seda päris igalt poolt saada, et selles suhtes, aga täna, kui me räägime enda nagu sellest tulevikust, siis meil on ka kohe kindlasti mingid investeeringud, mida meil on vaja teha. Nagu ma ütlesin alguses, meil on kasvuhooneid juurde vaja, sellepärast, et meil punkt 1 ei mahuks tulevikus kanad ära. Meil oleme leidnud selle, mida me oskame kasvatada, mis meil hästi läheb, mis maitseb hästi. See on see kirstomat, mida me toodame, eks ole, et selle jaoks tegelikult oleks ruumi juurde vaja. Ja teine asi, mis me täna näeme, on ka see, et need grupid, need lastegrupid, et anda tagasi seda, et see toidu teadmine oleks ka lastel olemas. Meil oleks vaja näiteks katusalust selle jaoks, kus seda lastegruppe vastu võtta, sest meie suvi on nii, nagu ta on, et meil siin on ka häid ilmu, aga jällegi, et kus mingid siuksed asju teha. Aga ta ongi hästi erinev, eks ole. Et meie investeerisime kohe alguses oligi need 2 masinat, mis seal näha oli, eks ole, see paberpoti külvik ja otsekülvik. Need on kohe need asjad, mis hoiavad mul seda aega kokku. Et kas ma võin 3 inimest nagu päevaks otsaks peete istutama või teen ise 1,5 tunniga ära, seal ei ole nagu täna küsimust. Jah, see masin maksab võib-olla 3000 euri, eks ole, aga ma säästan juba selle, kui ma peaks selle töötundidesse ringi arvestama, siis see on nagu kohene sääst, eks ole. Et jällegi väga konkreetsest mingisugusest masinast kuni selle infrani, et kus seda teha, eks ole. Et kõik sõltub hästi sellest ja lõppkokkuvõttes äriplaan nagu peab seal taga olema, et kuidas see toimib, et see paneme. Köögiviljakasvatuses, ma saan aru, teil on need küünnikud ja siis need väiksed masinadega, on teil veel midagi kasvatuses? Ja rohkem midagi ei ole? Laias laastus jah, et eks see traktor on see, mis meil aitab nagu asju teha, et jällegi see, et ma saan selle kopaga tõsta seda komposti, et jällegi see on abiks. Aga ei, põhiline töö käib ikkagi käsitsi on see, et sa rohid seda käsitsi, sa korjad seda käsitsi, sa pakendad seda käsitsi, et seal on palju käsitööd. Kas teil on töölisi ka? Täna meil on üks tööline, kes meil üsna äsja just alustas nii-öelda, kes meil aitab täna siis jah, selle taimede ettevalmistuse
ja munade pakendamise ja komplekteerimise selle asjaga. Jah, põhimõtteliselt küll. Selles suhtes need töömahud järjest nagu kasvavad, et me oleme nagu alustanud sellega, et see taimehooaeg alles läheb lahti. Et meil täna nüüd on need esimesed nagu õues need ettevalmistustööd, et see, et ma need asjad ette kasvatan, et seda ma olen täna kõik ise teinud nii-öelda. Ja eelmine hooaeg meil oli täiesti suve alguse poole oli siis üks tööline, kes aitas meil külvata, siis sealt jõud rauges, siis tuli suve lõpus tuli meil teine tööline, kes käis siis aitas nii-öelda korras hoida ja koristada ja nii edasi nii-öelda. Aga jah, selles suhtes täna me oleme selle koha peal, et me järjest nagu kasvame, sest me näeme, et seal nagu seda võimalust on ja see tähendabki seda, et need sissetulekud, mis me sealt saame, need lähevad kõik jälle uuesti selle arendusse sisse, eks ole, et see on siuke. Kuidas nende kontrollidega on vettkontrolliga? Ikka käivad, igasugused kontrollid käivad. Kontrollid käivad sul kohe siis, kui sa tahad näiteks saada mahedaks, eks ole, seal on sertifikaat taga, mis käivad kohe. Kanade poole pealt käivad kontrollid vaatamas sul seda, et kus sa seda muna pakendad, kui suur see muna on, mis moodi sa teed, pluss siis on meil mingid seireproovid. Eelmine aasta käis meil 5 kontrolli erinevates asutustes, pooled maksad ise kinni. Ja kuidas teil aruandlusega, kuidas on? Aruandlusega on ka niimoodi, et näiteks väga lihtne näide, et see, et mitu muna sa müünud oled, seda aruandlust tuleb iga nädal teha näiteks. Ka erinevad ministeeriumid riigi hääletuses 128 aruandlusega aasta tegemas on 2 töögruppa. Jah, meil päris nii hullust ei ole, sest me oleme ikkagi väiketootjad, aga ei, neid aruandlusi ikka on, tuleb anda ja seal jälle sõltub niimoodi, et eks see on nagu ettevõtlus ikka, et kui sa sinna Statistikaameti valimikku satud, et siis saad anda aru, nii et küll aitab, eks ole, et kui mitte, siis läheb nagu võib-olla lihtsamalt. Aga ikka on toodetud toodangu pealt on vaja aruandlused anda, siis on vaja mahedaga on vaja tehtud töödest anda aru ja igasugused asjad, et neid ikka on aeg-ajalt, jah. Aga Küsimeel selline küsimus, et kui te tahate kasvada, kuidas mainida, olete leidnud nagu mingid kultuurid, mis teil lähevad hästi ja kas te pigem mõtlete siis jääda nagu vähemate kultuuride peale või siis köögiviljade puhul erinevaid liikmekesisust ja niimoodi, et kumb teie arust mõistlikum on? Majanduslikult on mõistlik see, et sa saad ikkagi oma tuluga kätte sealt, eks ole, ja see eeldab seda, et sul on midagi kuhu müüa. Aga meie puhul on kindlasti see, et me proovime alati nagu ka teisi variante nagu juurde. Ja mis on nagu meie puhul on näidanud ka ära seda, et on see koht, kus tuleb minna, on väärindamine. See, et kui ma võtan selle peedi üles ja lihtsalt ära müün, siis jah, ma saan tast võib-olla kuidagi lahti, aga see, et ma sinna loon selle lisandväärtuse veel juurde, et see on ka see koht, kuhu me kindlasti peame minema. Aga kui nüüd päris konkreetselt, jah, ma arvan, et läbi nende katsetamisi me oleme jõudnud ka sinna, et on kultuure ja asju, mida on nagu tore ja vahva kasvatada ja nii edasi, aga kui sa teda ära müüa ei suuda või kui teda müüa on niivõrd keeruline, et siis kahjuks ta jah, jääb nagu kõrvale. Et täna meil on ka palju asju, mida me ei plaanigi minna kauplusse müüma või suures mahus müüma, mida me tahamegi müüa. Esiteks, mida me tahame ise süüa, et me niikuinii kasvatame seda ja teiseks me müüme oma iseteeninduspoest ehk siis sellele väiksemale ringile nagu sealt. Et kuna meil endal niikuinii on tahtmine seda teha, et siis teeme juba rohkem, et saavad ka teised osa sellest, eks ole. Aga kindlasti on mingid asjad, millele nagu spetsialiseeruda, et kui me toomegi näiteks selle kirstomaati, siis seda on näha, et see toimib ja seda tuleb nagu natukene rohkem panna lihtsalt, kui lihtsalt, et on üks sort teiste seas. Väike teine küsimus korraks tagasi kõike sellega, et kas kanalate aedade energiavabustamiseks on teil isegi statsionaarne elekter või saate kasutada näiteks paneele või? Just, et meil on kanaaiad on elektri pealt kõik ja need on jah, päikesepatareide pealt käib. Päike laeb siis päeval akut ja öösel käib akude pealt, et kõik on mobiilne, et meil ei ole ühtegi. Ja ainuke asi, mis on nagu nende põldude peal kanadega, et vett ma pean neile vedama. Et see on see, mida ma viin tünniga nagu põllu peal alati juurde. Igal see aedikul on oma see paneel. Just.
aga see on täitsa Agroshopis saada, täitsa valmis seade ja selles suhtes on just.